Nonii, ma olen täna meie sahvris. Hetke mul on garaažis, aga kohe me läheme sahvrisse ja ma võtan seal ette täieliku korrastamise ja koristamise, nii et KonMari stiilis saaks meie sahver ka lõpuks korda taas. Aga ma näitan teile kohe, millega ma hakkan võitlema. Nii, laste mänguasjad. Kõik, mis on siia kogunenud. Või nii öelda visatud. Ja toodud. Päris palju asju. Seal on ka kõik riiult. Seal üleval olid jõuluasjad, mis on praegu siis ära toodud, aga ma saan kastid tagasi panna, nii et. Aga davai, hakkame pihta. Et ma siin üldse liikuda saaks, siis ma natukene teen ruumi. Ja kindlalt kätte, sest et muidu on mu käed kohe mustad. Nagu te näete, on palju laste üleriideid. Ma saan enda sugulased tüdrukamad ja poisiamad ma enamasti ostan kas naabrinaisalt või siis ühelt sõbrannalt, kellel on poisid juba suuremaks kasvanud. Või siis mu õde annab Robini asjad meile, aga ma hoian nad mõned aastad varud on mul olemas, nii et ma hoian neid siin sahvris nendes suurtes plastikkarpides. Ja siis on siin Toomase ehitusmaterjali ka. Siin on palju trääni. Ma riidekastid tõstan tuppa ja sorteerin kõik ära, mida ma kasutan kunagi ja mida mitte. Mu kitarr, mida ma mängin väga vähe. Aga see on mul alles. Võib-olla kunagi. Nii.
Ja siin sees on mu Pleista 1. See on Reliquia. Kennu, see on sinu kingitus, mäletad? Nii, sain asjad sorteeritud. Siin on laste jalanõud ja riided, mis lähevad tuleviku mõttes Sahvrissoojule. Nende 2 kasti sees on sellised mälestusesemad lastest, mingid ajalehed ja ajakiri, kus Erki kunagi oli ja riided. Ja kui mina veel väike olin, siis sellest ajast riided, siis need lähevad Erki esimese aasta lasteaiamapi vahele. Kohver on tühi. Kastid on tühjad, lähevad Sahvrisse, need papud, kummipüksid ja see sääsevõrk, need tuleb mul maha müüa. Ma jään niisama siin. Need on väiksed jõuluasjad. Siin on Erki kombe ja Illi üks kombed, mis võib-olla läheb sõbrannalapsele. Siin on Leenul asjad tagasi ja siin nüüd on need kõik kotid on need, mis lähevad. Need kotid siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja see korv lähevad uuskasutuskeskusesse. Mis ma annan lihtsalt ära ja see kiik beebitoitudega läheb sõbrannale, kellel on väike beebi. Et seda ma maha müüma ei hakka. Ja muidu sai Sahver korda.
vaatame korra üle. Tundub, et ma sain enda Safri projektiga lõpule ja siis selline on lõppmulje, need kõrvitsid on vaja ära teha sisse. Siin üleval on siis jõuluasjad, juhtmed, meie moosid, mahlad ja mingid juurviljad. All on siis lastekastid, lasteriiete kastid, seal all on, see kast on lillepotid ja sellised asjad, mis on suvel vaja laste nänn siin millega sõita. Seal on väiksed sentimentaalsed asjad, mis on veel vaja sorteerida. Kärukohver, mullad, kitarr ja seal on siis need madratsi pikendused. See on asjad, mis on vaja alles hoida ja need siin kõik on kasutuses. Siin on laste suvemängu asjad, mida õues kasutada. Ja maakütte asja üleval on õuepleedid. Siin üleval on sellised nii-öelda suve terrassil kasutatavad asjad. Ja minu ratas. Ja siin on taburetid. Nii et ma arvan, ma sain päris hästi hakkama ja ma loodan, et see asi siin rohkem sassi ei lähe. Vähemalt äkki mitte nii hullust. Midagi ta on hullemini veel all korrast ära, aga nüüd ma sain väga paljudest asjadest lähti nagu 7 kotitäit asju, nii et see on, ma arvan, suur asi. Aga jah, ma loodan, et te saite siit natukenegi, ja ta ei fokusseeri väga, et saite siit natukenegi motivatsiooni. Nii et võtke ka mingi enda kodus olev ruum kätte ja tehke ära nullist. Kõik ära sorteerida, see on päris suur asi. Ma arvan, et saate ka paljudest asjadest lahti ja mina viin asjad uuskasutuskeskusesse, nii et ma ei vii neid prügikasti ega ma ei viitsi enda maha müümisega ka tegeleda. Ma olen seda nagu elus nii palju teinud, et pigem ma viin sinna ja las nad müüvad seal ära. Ise samamoodi shoppan teise ringi poodides, Humanas, uuskasutuskeskuses, Kilomaksis, et ma arvan, et sealt on head diilid, mida te võite ka saada. Ma näiteks viin sinna mingid talvejalanõusid, laste omasid, Predeni aluskombe, Predeni üks müts on isegi, ma ei tea, mingi hull Predeni maania on viimase ajal Eestis. Või mitte viimase ajal, isegi päris kaua on juba seda maaniat. Aga et inimesed arvavad nagu sellest hästi palju ja müüakse ka järelturul, aga ma lihtsalt ei viitsi sellega tegeleda. Ma viin need sinna ja lasen olla, mina neid kasutanud nii-öelda täie raha eest, et kuigi nad on täiesti korralikud, et teised võivad saada väga hea hinnaga nagu endale asju. Ja jah, mis seal ikka, ma siis lähen viin need kotid ära ja siis vaatame, mis me järgmine kord peaks selle sentimentaalsete asjade kasti ette võtma ja ära sorteerima, mis seal on vaja alles hoida ja mis ei ole vaja alles hoida. Ja see on kõik selleks korraks. Nii et minge koristama, sorteerima, korrastama. Tšau!